Tere hea köögisõber, mina olen Arvo Kassin, olen oma köögis. Käisin täna poes, nagu ikka. Vahest pean käima. Tahan liha osta, tahaks midagi lihast teha. Alati ei ole kõike liha saada. Ja seekordki ma ei saanud mitte kaelakarbonaadi, vaid sain sellise ahjuliha või sealihad on. Ja ma pean selle lihaga midagi tegema. Selleks, et midagi teha, on siis vaja teda maitsestada, ette valmistada. Mismoodi siis millest ma nagu ette valmistan? Mina seekord teen niimoodi, et mul on siin sibulat 3 tükki, sinepit on natukene, toiduõli ja musta terapipart. Need on need põhiasjad, mis ma nüüd valmistan ette selle liha jaoks. Ja siin ma siis nüüd kõigepealt lõikan see liha võtsin paketist välja, kergelt pesin ära, sest tal on mingisugune vedelik seal peal. Nii, ja sellest lihast ma nüüd üritan teha siis mingisugused tükid. Mingisugused 2 sentimeetrised, 2,5 sentimeetrit viilud. Ja siis ma viilud lõikan omaette jälle ribadeks. Parem on muidugi, kui see liha natukene külmikus, mul ta on veel elus. Mul ta ei ole külmikus olnud. Sellepärast, et ta tahab nüüd maitsestuda mingisugune 4-5 tundi, enne kui isegi hea on, kui ta saab hommikuni seista. Nii, ja need ma omakorda siis lõikan siis nüüd nagu ruudukuulise või rombina selliseks tükkideks. Neid saab siis kas varda otsa ajada, neid pikku pidi niimoodi siit sisse, või siis panna pannile praeahju, võib-olla sütel. Saab neid tükke siis nagu pehmeks teha. Kes tahab suuremaid tükke, väiksemaid tükke, aga just sellised piklikud tükid ma tahan teha. Sellepärast, et siis on parem võib-olla neid kuskile varda otsa ajada või, aga väiksemaks pean nad tegema. Nii. No ei ole siin palju. Selles on päris teralt liigata. Kaelakarbonaat oleks parem, kui ei ole poest saada, ega siis selle võest nälga tohi jääda. Nii, mis ma siit saan. Ja siit piklikud tükid sellist saab. Tähtis ei ole, kuidas te lõidate. No see üldse tükk on selline, vist lõikan ära selle. Vaata, mis sellega eraldi saab. Kamara lõikasime ära. Ja see lööl tükk, aga mis teha. Ja need valmis maitsestatud lihad, mis poes müüakse, need on ka, ei tea, millest see tehtud on. Millegipärast ma ei usu neid. Muidugi head tootjad on muidugi korralikud, kes toodavad korralikku lihja, aga maksab ka palju, 7-8 euri kilo. Aga see liha praegu on mul praeguste hindadega 3,50 kilo. Nii, liha on enam-vähem mul olemas, ega siit vist annab äkki veel midagi võtta ka. Nüüd on siin pool tilta vaata. Noh, vaatame. Nii, ega me ära ei viska. Nii, ja nüüd on vaja siis sibul. Sibul ette valmistada. Sibula ma lõikan siis nagu öeldakse suvaliselt tükkideks. Siin tähtsust ei ole.
nimelt ma panen sibula, panen blenderisse siia ja panen talle natukene vett peale ja lasen blenderiga ta püreeks. Ma näen vett ka peale talle, vett ka, tavalist külma vett kuskil pool sibula kogusest, küll. Nii ja nüüd ma panen selle käima, selle annan talle sähkõt, nagu öeldakse. Peaks saama sellest püree. Nii, ja ongi olemas. Nii ja selle püree ma võtan selle koti, kilekoti ja ma panen siia kilekotti sisse need lihad. Võib ka kaussi panna, aga ma eelistan seekord, vaatame, üritame kotiga teha. Ta kui väike kott on nüüd, no ma arvan, saab hakkama küll. Nii. Ja siis siia püree sisse ma eraldi kaussi panna. Kanname püree siia kaussi. Ja siia kaussi ma panen peale, hakkan korras siis nüüd panema törtsusinepid. No paneme siit sinepidi tegema selle liha pehmeks. Noh, seda peaks küll olema. Ja panen toiduõli. Ja nüüd ma võtan selle pipra, võtan tavalise praepanni ilma rasvata, panen selle panni peale ja kuumutan seda pipart. Praegust on pipratera kortsus, aga siis nad lähevad nagu paisuvad, ümmarg siledaks, kõik ilusaks ja hakkab eriti aroom hakkab nii välja tulema. Sest kui ma võtan tavalise pakipipra, seal ei ole aroomiga midagi. Ja siis ma lisan siia pipart sisse. Tavalise panni tulele ja piparse peale. Ja ta hakkab kergelt nagu võib-olla isegi prõksuma isegi. Kuumutan seda pipart. Piparle tuleb elu sisse. Nii. Pann on tuline ja siin need pipraterad nüüd hakkavad eriliselt nagu paisuma kergelt. Vaat prõksuma hakkavad, vaat nüüd pipar saab valmis juba. Nii, aitab küll. Pipar on valmis juba. Nüüd ma kannan selle pipra siia paberile, köögipaberile. Ja katan selle paberiga kinni. Nüüd ma üritan teda
millegagi puuhaavriga või pudrunuiaga natukene talle haiget teha. Hästi puruneb ja tohutu aroom tuleb siit välja. No, veel ei ole. Vaatame, kuidas valutamisega. Valutamisega saab ka edu. Ta läheb ilusti puruks, sest sellest jahvatunud piprast ma kunagi ei saa sellist aroomi. No, vaatame, mis siin on. Oh, siin saab veel. Nii, kõik on hästi peenikene, väga aroomikas. Ja võt nüüd seda pipart ma võtan siit ja sellega ma nüüd panen seda pipart siia segu peale. No, ma arvan, et seda on küll siia. Seda teises korraski. Ja nüüd ma segan selle siin kõik segamini. Toiduõli sai, pipar sai, sinepid sai. Ja selle segu ma jagan siis nüüd pooleks, ma tegin liha ka. Võtsin enam-vähem pooleks. See nüüd põhibaas, selline maitsestamise segu. Sibulapüree, natuke sinepid, toiduõli. Nagu näete, soola ei ole. Soola ei saa, ei pane siia. Kui liha on juba valmis praetud ahjus või süte, alles siis kas panen ise või sööjad ise siputavad natukene, kes palju tahab seda soola peale. Kuna sool tõmbab selle mahla lihasest välja. Nii. Ja selle pool ma panen nüüd siia ühele. Ja pool teisele. No, enam-vähem. Nüüd teisele ka. Teisele ka teine pool. Toiduõli võtab maitsed kõik omale ja pipar ja see maitsestub kõik ära selle õliga ja siis hakkab omamoodi nagu töötama lihaga. Nii. Ja nüüd on siis üks variant on maitseköömen, Zira. Mul ei ole seda originaal, ma võin ka tavalist köömet panna poest. Aga mul on siin Zira, mis on turult ostetud segu. Ma panen ühe sisse, panen seda Zirad. Ühte kotti. Ja teise kotti ma panen siis tomatipastat. Ja siis jääb mul ainult loksutada. Vaatame, kus ta lahti, siit tuleb ilmselt vist lahti. Nii. Ja siia panen tomatipastat. No küll vist. Nüüd ja nüüd siis kotisuu inni. Loksutame teda ja siis paneme ta külmkappi seisma, maitsestuma kuskil
4-5 tunniks, isegi ööseks võib jätta. Seda võin homme teha. Nii, ja sille nüüd segamini see liha tahab kõik öelda mullimist, masseerimist. Kes nimetab seda marinaadiks, aga noh, ma maitsestan, iga liha oleks vaja enne valmistamist ära maitsestada. Ma rõhutan happelisi asju siia, ei ole soovitav panna, häädikas, veini, mingid mahlad, hapud mahlad. Siin maitsetab meil praegust sibul, pipar, maitseköömen ja muidugi pehmendab natukene liha sinet. Nii, see on ilus ja las ta nüüd külmkapis jääb seisma. Ja siin on siis maitseköömen žiraaga. Jääb siis külmkülikuse seisma vähemalt 4 tunniks, vähemalt isegi 5-6. Siis vaatame, kuidas olukord on. Eks te kirjutage mulle, kuidas teie teete, et valmistate liha ette. Miks ma tegin püree, sellepärast sibulapüree, et ta katab kõik lihaküljed. Tal on hea kontakt selle lihaga. Kui ma oleks rõngat teinud, siis rõngat on omaette ja liha on omaette. Aga nüüd on ta toiduõliga koos, ta kleepunud siia kinni. Võiks õhku vähemaks lasta. Õhku nii palju ei pea olema siin sees. Nii. Ja siis kohtume hiljem mingi 5-6 tunni pärast või siis homme. Ja vaatame, mis me siis taas teeme. Kas sütte peal kuumutame ära. Aga nüüd ma tean, mida ma siia olen, millega ma olen maitsestanud. Ma ei ole pannud säilitusaineid ega midagi. Ja need lähevad külmikusse nüüd jahedasse seisma.